täna teeme 2 lõngaga topeltlooduse. Sellist loodust tehti siis vanasti nii Hiiumaal kui Saaremaal. Ja see sobib hästi sokkidele, sest on tugev ja samas veniv. Ja alustame siis nii, et võtame paraja jupi lõnga otsaks ja teeme kõigepealt libiseva silmuse. Selleks teeme siis lõngast sellise rõnga, laseme selle lõnga otsa rippu ja tõmbame siit sellise lipsukese ehk libiseva silmuse. Nüüd sokkide puhul tehti see loodus ühele vardale ehk siis õieti igale vardale järjest. Paneme selle ainsa silmuse siia varda peale ja võtame lõngad kätte nii, et üks neist läheb üle pöidla ja teine üle nimetissõrme, nii nagu tavalise looduse korral. Nüüd alustame loomisega. Kõigepealt pistame varda pöidla juures mõlema lõnga alt läbi. Siis toome tagumise lõnga varda otsaga ette. Nüüd võtame nimetissõrmelt lõnga ja nüüd katsume selle lõnga siis pöialt liigutades siit pöidla aasast nii-öelda välja vingerdada. Nüüd kui silmus on tehtud, tõmbame pöidla korraks välja ja haarame pöidlaga lõnga uuesti. Kordame, pistame varda mõlema pöidlal oleva lõnga alt läbi, toome tagumise lõnga varda otsaga ette, haarame nimetissõrmelt lõnga ja toome selle pöidla aasast läbi. Tõmbame silmuse kokku. Kordame veel kord. Viime varda mõlema lõnga alt läbi, toome tagumise pöidlal oleva lõnga varda otsaga ette, võtame nimetissõrmelt lõnga ja toome selle väikese vingerdusega siit lõngade vahelt pöidla aasast läbi. Tõmbame silmuse kokku. Ja niiviisi jätkates tekib meil selline tugev ja samas veidi veniv serv. Mille puhul on siis näha nagu pisikesed paunakesed, mis tekivad siia varda alla. Selline mulje on sellel loodusel, nagu oleks üks pahempidine rida juba ära kootud. Ja see paistab niiviisi nii töö paremalt kui ka pahemalt poolelt.